Kuigi Roundtable Eesti on ka varasemalt meie elupäästjaid jõulude ajal meeles pidanud, siis nii suurelt tehakse seda esmakordselt. Saaremaa klubivennad eesotsas suurepärase grillmeistri Kaupo Kongasega on seda Saaremaal teinud juba 10 aastat. Ja sel aastal mehed otsustasid, et võiks ka mandri vallutada ja jõulude ajal viia siis kõigile 71 Eesti kutselisele päästekomandole head paremat jõulupraadi ja mina olen siis kulleri rollis seekord alustades siis Aravetet ja lootes õhtuks jõuda Viljandimaale veel ja isegi Pärnumaa Serva Kilingi-Nõmme, et kuskil 10 komandot siis ära varustada. Muidugi on päästjatel hea meel, et sedasi kingitusi tuuakse ja neid meeles peetakse. No alati on olnud meeldiv ju kingitusi saada, ega me oleme ka ikkagi suured mehed või siis võib öelda suured lapsed. Ja kui kingitusi tuuakse ja meeles peetakse, on see alati südant soojendav. Ma usun küll, et ega me oleme ju meeste üle tänulikud ja keegi ei taha jõulude ajal üksi olla ja paraku kuigi meeskonnad jõuluõhtul tööd tehes on seltskonnaga koos, siis ikkagi kodustest eemal ja selles mõttes sellised koduseid maitseid ja meeldetuletusi, et neist hoolitakse ja nende peale mõeldakse. No ma usun küll, et ei tohiks jätta kedagi külmaks, et lisaks suurepärasele maitsele, mis seal pakist kindlasti avaneb. No ikka on hea, kui väike tagasiside või midagi töökohta antakse. Nii virtuaalselt kui ka siis koha peale tullakse tooma mingit kingitusi või asju. Jõulupühad ja aastavahetus on reeglina päästjatele üsnagi töine ning nende poolt ka väikene meeldetuletus, mida peaks jälgima. No eks ikka tuleks jälgida oma lahtist tuld, millega kodus siis küünlaid põletatakse. Ja meie ei ole küll politsei, kes siis ka hakkab kontrollima siin purjud inimesed, aga meie tegeleme nende tagajärgedega, et kes teeb õnnetuse ja samuti suitsuandurid kindlasti, mis aitab, kui juhtubki mingi õnnetus, aitab avastada kiiresti tulekahju. Ja samuti ka pürotehnika siis kasutamine, et aastavahetusel, isegi enne varasemalt aastavahetusel tööl olnud ja on olnud ka väljakutseid, kus on lastud siis kellegi rõdule või auto aknast sisse lennanud. No, mis siin ikka, võib-olla natukene napsutada vähem või rooli ei tasuks minna ja ega ilutulestik on ka selline uus aasta on tulemas, et järgige neid ohutusnõudeid, et ega ilutulestikust võib päris suur tulekahju tekkida. Head siis vähemasti lõppu ja jõulu!